Aeg on rääkida meie nädala tegijaga ja oleme siis nädala toppiseks valinud sellise mehe nagu Peeter Võsa, kes oma saates Võsa Reporti lõputuur püstitas siis küsimuse, kas Keila on Eesti gei pealinn. Kui naljakas. Ja selles käigus siis ütles välja mitmeid repliike, mis olid siis alla igasugust eetika ja viisakuspiire. Nimelt siis tugines ta mingisugusele mehele, kelle nimi Tarmo, tema informatsioonil, et 20% Eestis elanikke on homod ja kes on astunud kõik salaja pruuni rüütliordusse, nad tungivad kanalisatsiooni ja pingutavad hõngaslihast ja laulis siis sissejuhatuseks peder allalla ja et ütles, et homodel tulevad pruunid lapsed. Me oleme helistanud siis Peeter Võsale, et pärida siis järgi, et mis nüüd siis toimub. Tervist, Peeter! No tere! No, kuidas siis nüüd ühiskond on siin kõva vastukajas, oled saanud oma... Ei ole midagi, ei ole siin õieti midagi juhtunud, ütlen kohe ära. Ahaa, no isegi Saksa ajakirjandus on sinu käest küsinud, et milleks sellised rassistlikud jutud? No ma ütlen kohe ära vastu ka, et rassism on ikkagi kuulaja sõrmedel. Palun väga. Palun väga. Jah, ei ole midagi. Saksa ajakirjanikuga, see on mul vana tuttav, Günther. Tuttusin temaga omal ajal ühes kohas. Ma ei saa praegu sellest võib-olla või ei taha sellest rohkem rääkida, aga ma Saksa ajakirjandusse ütlesin samamoodi. Ich bin nicht ein Pederast. Saksa keeles. Ma ei häbene seda öelda välja. Mul ei ole siin midagi häbeneda tegelikult, on ju? Ei, muidugi et ei ole. Kuidas siis selline, ütleme siis, homofoobia niimoodi teis vohab? Mis nad teile teinud on? Laske, ma küsin vastu. Milleks teie lasete vohada sellisel tolerastijal? Olete siis ise ka tolerastia esindaja. Teile meeldivad homoseksuaalid siis, jah? Meeldivad. Järelikult meeldivad, jah? Miks nad meeldivad? No see on rõve ju, see on ju rõve. No, kui ma tean ka väga palju heteroinimesi, kes on veel rõvedamad. Seda muidugi, aga nemad ju ei afišeeri niimoodi avalikult kõikide teiste ees oma rõvedust. Okei. Mul on õigus. Ma olen sellesse kindel ja vaat mind vabandama siin niimoodi küll ei pane. Seda ei ole küll. Mille eest ma vabandan? Lähme natuke teaduslikumaks. Teil on andmeid, et Eestis on 20% elanikest homod ning nad on astunud salajasse pruuni rüütliordusse. Mis on pruun rüütliordu? Kui tohib, vastaksin laulusalmiga. Nii. Keila linnapea on gei. Kordan. Keila linnapea on gei. Aha, aga pruun rüütliordu on siis mis? No pruun rüütliordu on loomulikult... Kuidas ma siis ütlen? No see on homoseksualistide ühendus, mis tahab tegelikult tulla kõikide teie kodudesse, võtta ära teie pojad ja tütred ja nendestki siis teha homoseksualistid. Ja selline asi tegutseb. Nii see läheb, kui me seda elu jätkame ja räägime veel siin avalikkuses veel võib-olla ka nende abiellumise soovist, rääkimata lapsendamisest. Teie lapsed võetakse ära, kas teil on lapsi? No võt... Ka need võetakse ära, keda teil veel ei ole ja need pannakse kõik seda suurt pederastia vankrit vedama ja nii kui see asi edasi läheb, siis meil ei ole siin 20 aasta pärast Eestis muud kui türklased ja pederastid. Kuidas need türklased siis nüüd siia mängu tulid? Ma võib-olla ütlesin praegu liiga palju jällegi, ega seda võib juhtuda. Ma olen avalik inimene ja kannan vastust oma tegude ja sõnade eest, aga nii see on. Nii see on, ma tean. Kui 20% Eesti elanikest on homod, siis kuidas need numbrid olid näiteks aastaid tagasi? Kas on nagu tõusev trend siis? No seda küll. Omal ajal, ordu ajal sellist janti ei olnud. See oli puhas heteropidu. No lugege Kalevipoega. Seal ei olnud midagi sellist? Mitte midagi sellist. Kas on kuskil, et Sulevipoeg ja Olevipoeg ja Kalevipoeg läksid
Ei läinud kuhugi, läksid, ehitasid linna. Ei läinud kuskile surkima pruuni ordurüütlite kanalisatsiooni. Ei läinud. Äkki tuli Soome sorts ja pani Sulevi peale Sulevisse nimi, aga lihtsalt ei pandud seda kirja. Mina ei ole sellist asja lugenud. Tundub, et ei ole koolis korralikult Kalevipoega lugenud. Mina midagi sellist küll välja ei lugenud. Vana papa Krutsvald midagi kirja ei pannud sellist. Sellel ajal ei olnud sellist janti. Ja nüüd, ütleme, tuleme korra teema juurde tagasi. Kas teie annaksite õiguse sellistele inimestele lapsendada? Mis neist lastest saab? Millist elu nad peavad? Mida nad nägema peavad oma kodus? Kuidas sa lähed vannituppa ja vaatad, kuidas 2 isa korraga abet ajavad? Mida see väikse inimesega teeb? Mina ei oska nende küsimustele muidugi vastata, mina küsin pigem teilt neid asju. Väga hea, mina oskan vastata, mina tean vastuseid. Üks väike laps ei tohi korraga üle 1 täiskasvanud mehe näha. Üle 1 täiskasvanud mehe korraga raseerimas teha, ma ütlen. Kuulake ikkagi lõpuni. Ja ei tohi, see mõjub lastele halvasti. Ma olen nõus, et ma olen väga küündimatu sellel teemal ja jään kõvasti jänni. Küsin varem sellise lõbusa küsimuse siia meie Inteka lõppu. Laulsite oma, küll meie intervjuus juba ühe laulu veel, aga nüüd olen kuulnud ka seda, et annate välja sellise teemalise plaadi, kus üks laul, mida te just praegu laulsite, aga teine, mida te saates laulsite, kandis siis nime Pederallalala. Mina seda kahjuks ei kuulnud. Kas te saaksite mingisuguse variandi sellest meile ette kanda, mingisuguse fragmendi? Võib-olla on see laul natukene ülepingutatud. Et ma tean, et te tahate nagunii panna mulle lihtsalt... Me tahame samplida teid. Te tahate mulle suhu panna sõnu. On nii, jah? Mina ei taha midagi teile suhu panna. No parem oleks ja parem. Ei, ma ei laula seda laulu. Ma võin seda Keila linnapea laulu laula. Ei, seda me ei taha rohkem. No võt, palun väga. Kuulge, aga Peeter, ma saan aru, et te olete ikkagi niisugune õige mees, õiget asja ja... Mahatoleraastja. Jah, mahatoleraastja ja mis nüüd saade saab läbi, mis edasi teete? Poliitikat. Valige mind. Selge, ei vali. Head aega teile. Head aega.